21. sajandi lahinguväljadel ei ole täpsus valiku küsimus. Maailma suurimatel sõjalistel suurriikidel, nagu Ameerika Ühendriigid, peab olema võimalus tabada oma sihtmärke ülitäpse täpsusega, mõnikord lausa sadade miilide kauguselt. On ainult üks probleem. Sellised laskemoonad, mis võimaldavad nii täpseid rünnakuid, nagu pikamaa tiibraketid, maksavad valmistamiseks tohutult palju raha. Näiteks õhk-maa kauglöögiraketid ehk JASMid maksavad üle $1 miljoni tüki kohta. Tomahawk-tüüpi raketid maksavad üle $3 miljoni tüki kohta. Isegi peaaegu $1 triljoni suuruse kaitse-eelarve juures ei saa USA endale lubada nii kallite laskemoonade masstootmist ning kindlasti ei saa neid ka raisata. Aga mis oleks, kui oleks olemas teine võimalus? Võimalus muuta suhteliselt odavad, juhitamatud pommid surmavateks tiibrakettideks, millel on eliittasemel ulatus ja täpsus ning seda vaid murdosa tavapärasest hinnast. See võimalus on olemas ning Ameerika Ühendriikide merevägi uurib nüüd seda geniaalset lähenemist 4 uue täppisjuhitava relva kontseptsiooni kaudu, mis võivad Ameerika arsenali enneolematult laiendada ja arendada. Idee muuta juhitamatud ehk neldne rumalad pommid nutikateks, täppisjuhitavateks laskemoonadeks ei ole uus. USA on kasutanud Boeingu JDAMi juhtimiskomplekte juba mitu aastakümmet ning alates 1999. aastast on toodetud mitusada tuhat ühikut. Need külge kinnitatavad paketid koosnevad mitmest komponendist, sealhulgas aerodünaamilistest sabasektsioonidest, strakekomplektidest ja kombineeritud inerts-, jaal- ja GPS juhtimisseadmetest. Kui JDAM kinnitatakse lihtsale juhitamata pommile, näiteks 2000 naelasele MK-84-le, parandab see oluliselt selle jõudlust ja potentsiaali, võimaldades lennukitel tabada statsionaarseid maismaa sihtmärke erakordse täpsusega. Täpsemalt öeldes on tõestatud, et JDAMid parandavad pommide täpsust kuni 16 jala ehk 5 meetri kaugusele sihtmärgist. Lisaks, kuna need kasutavad sihtmärkide tabamiseks nii GPS-i kui ka inertsiaalnavigatsiooni, saab neid kasutada igasugustes ilmastikutingimustes, erinevalt tumm- või laserjuhitavatest relvadest, mis tavaliselt vajavad tõhusaks kasutamiseks selget taevast. JDAM ideel on ka eelis, et need sobivad enamiku USA lahingulennukitega, sealhulgas F-18 ja F-35 hävitajate ning B-2 pommitajatega. Kuid võib-olla on nende suurim ja parim eelis nende taskukohasus. JDAMi komplektid maksavad $21 000 kuni $36 000. See on vaid väike osa sellest, mida tavaliselt küsitakse tiibrakettide eest, mille hinnasildid ulatuvad 7-kohaliste summadeni. Veelgi enam, USA'l on tohutud varud tavalisi pomme, mis ootavad, et neist tehtaks nutikad, täppisjuhitavad laskemoonad ja need riigi vaenlaste pihta valla päästetaks. 2000-ndatel arendas Boeing JDAMi kontseptsiooni edasi, luues JDAM Extended Range'i ehk JDAMRi, mis on algse JDAM komplekti uus versioon. See võimaldas pommidel liuelda palju pikemaid vahemaid, umbes 45 miili ehk 72 kilomeetrit. See on 3 korda kaugemal kui algne JDAM ehk umbes sama tegevusraadius kui M142 HIMARS-i rakettidel. See on muljetavaldav kaugus, kuid jääb siiski kahvatuks võrreldes näiteks JASM tiibraketiga, mis suudab enne sihtmärkide tabamist läbida mitusada miili. Õnneks oli Boeingil varuks veel midagi. Veelgi võimsam JDAM komplekt, mille tegevusraadius suudab tõeliselt konkureerida maailma parimate rakettidega. Tutvustame Joint Direct Attack Munition Long Range'i ehk JDAMLR-i. Boeing esitles selle komplekti kontseptsiooni esmakordselt juba aastal 2010, kui ta tegi ettepaneku lisada olemasolevale JDAMR paketile reaktiivmootoriga sabaosa. Tol ajal ei tundnud USA sõjavägi selle idee vastu eriti huvi, kuid aastaks 2020 olid asjad muutunud. Seejärel teatas USA merevägi 2026 aasta aprillis, et nad on edukalt läbi viinud baasversiooni lennukatsetused JDAMLR, mis Boeingi ametnike sõnul sisaldab TDI J85 turboreaktiivmootorit. See võimaldab neil täiesti uut tüüpi nutipommidel lennata palju kaugemale kui varasemad mudelid. Põhivahemikuga umbes 200 meremiili, 230 miili ehk 370 kilomeetrit ja võimalusega lennata veelgi kaugemale. Kas me oleme juba 3. maailmasõjas? Sest sõltuvalt sellest, mida sa loed, võib tunduda, et elame täiesti erinevates reaalsustes ja uudistega kursis olemine ei ole enam kõige raskem osa. Kõige keerulisem on aru saada, mis tegelikult tõsi on. Võtame näiteks selle loo, mida kajastas ligi 200 erinevat allikat üle kogu spektri. See räägib, et USA sõjavägi teatas, et nende Iraani sadamate blokaad on 36 tunni jooksul täielikult peatanud kaubanduse.
Aga vaid päev varem kajastas teine lugu, mida käsitles peamiselt ligi 80 allikat, enamik neist vasakpoolsed, et Hormuzi väinas mereliiklus oli blokaadi esimesel päeval vaevu mõjutatud. Kumb siis õige on? Täielik seiskumine või vaevu märgatav varasem häiring või võivad mõlemad olla tõesed? Just see kajastuste erinevus ongi põhjus, miks me kasutame Ground Newsi, et hoida end kursis mitmete aktiivsete konfliktidega üle maailma. Kui sa näeksid ainult ühte neist pealkirjadest, jääks sulle ainult üks vaatenurk ja täiesti erinev arusaam toimuvast. Ground News kogub iga päev tuhandeid uudislugusid ja korraldab need teemade kaupa, näidates sulle iga allika kallutatust, usaldusväärsust ja omandit, et saaksid näha kõiki vaatenurki ühes kohas. Üks funktsioon, mida me viimasel ajal palju kasutame, on blind spot. See näitab sulle lugusid, mida üks poliitilise spektri pool põhjalikult kajastab, kuid millest teine vaevu räägib. Pole tähtis, kus sa poliitilisel maastikul asud. Kajakambrist väljamurdmine annab sulle täpsema arusaama sellest, mis tegelikult toimub ja see on ülimalt oluline, kui on vaja sõjaaudu hajutada. Mine aadressile ground.news/militarishow või skaneeri QR-kood, et saada 40% soodustust piiramatu ligipääsuga Vantage plaanile. Ja see langetab hinna alla tassitäie kohvi hinna. Proovi ise Ground Newsi järele. Põhiline JDAM LR on samuti aluseks 3 täiendavale selle juhikomplekti variandile, millest igaühel on oma eelised ja eesmärk. Näiteks on olemas peibutus JDAM LR, Quick Strike LR ja Maritime Strike LR. Nende relvade uskumatu ulatus viib JDAMi täiesti uuele tasemele, võimaldades USA-l muuta tavalised pommid ülitäpseteks kaugmaarelvadeks, mida saab välja lasta suhteliselt turvalistest kohtadest, kaugel vaenlase õhutõrjest. Näiteks 4. põlvkonna hävitajad ja stealth-pommitajad saavad neid relvi kasutada sihtmärkide vastu sügaval vaenlase territooriumil, ilma et nad iseend suuremasse ohtu seaksid. Nagu USA mereväe kapten Sarah Abbott, täppislöögirelvade programmi juht selgitab, toetuvad mereväe õhuväed operatsioonipiirkonnas jätkuvalt tugevalt JDAM-süsteemidele ning programm tunnistab kriitilist vajadust pakkuda laevastikule suuremat ohutut ründekaugust. See uus võimekus võimaldab pilootidel rünnata sihtmärke märksa turvalisemalt kauguselt, säilitades taktikalise eelise vaenlase vastutegevusega keskkondades. Ja LRE ei paku ainult paremat ulatust. Väidetavalt pakuvad need uued komplektid ka täiustatud pardal energiatootmise võimekust, mis muudab need pommid märkimisväärselt nutikamaks, avades uusi funktsioone ja võimalusi, nagu kahesuunalised andmesideühendused või täiustatud otsingusüsteemid, et muuta iga laskemoona veelgi täpsemaks liikuvate sihtmärkide vastu või elektroonilise sõjapidamisega mõjutatud keskkondades. Enne kui uurime erinevate JDAM-i ja JDAM LR-i tehnilisi andmeid ja võimekusi, mis võivad peagi mereväe käsutuses olla. Siin on lähem pilk tegelikule testimisprotsessile, mis toimus mereväe Point Mugu merelaskepaigas, otse California ranniku lähedal. Siin lasti 2 JDAM LR-i välja USA mereväe FA-18 Super Hornetitest eraldi katsetuslendude ajal. Iga relv läbis pärast hävitajast eraldumist umbes 200 meremiili, kusjuures ühes testis muudeti lennu ajal ka kõrgust ja relva manööverdati enne sihtmärgile tabamist, jõudes meetrite kaugusele kavandatud sihtmärgist. Tähtis on märkida, et pomme lasti välja olemasoleva JDAM liidese abil, mis on juba FA-18D ja mitmete teiste USA lennukite osa. See on oluline, sest see tähendab, et nende JDAM LR-ide kasutuselevõtt peaks olema nii kiire kui ka sujuv. Lennukid ei vaja aega nõudvaid ümberehitusi ega uute süsteemide paigaldamist. Selle asemel saab uusi komplekte lihtsalt paigaldada paljudele taktikalistele ja strateegilistele lennukitele, mis on juba varem JDAM-i kasutanud. Esimene katsetus toimus väidetavalt 1. aprillil ning hõlmas JDAM-li, mis lendas oma enda turboreaktiivmootori jõul 34 minutit enne kui tabas sihtmärki vaid mõne meetri kaugusel. Arvestades, et seda tüüpi süsteem kinnitatakse tavaliselt pommidele, mis kaaluvad vähemalt 500 naela ehk 226 kilogrammi. Selline veamäär on täiesti vastuvõetav, kuna plahvatus oleks siiski piisavalt tugev, et põhjustada märkimisväärset kahju ükskõik millisele lähedal asuvale ehitisele. Mõni päev hiljem, 3. aprillil, toimus teine katse, kuigi mõne olulise erinevusega. Seekord pidi JDAMner lendama sihtmärgini, mitte mööda suhteliselt sirgjoonelist ja lihtsat trajektoori, vaid järgima keerulisemat lennuprofiili, mis hõlmas järske kõrguse muutusi ja manöövreid õhus.
Selliseid manöövreid oleks vaja päris lahingutingimustes, et aidata neil nutikatel laskemoonadel vaenlase kaitsetest mööda pääseda ja suurendada võimalust sihtmärgini jõuda. Ka seekord nimetati testi suureks õnnestumiseks, kusjuures täppisjuhitav laskemoon läbis väidetavalt sarnase vahemaa ja saavutas sarnase tulemuse nagu 1. aprillil sooritatud katse. See on uskumatult julgustav uudis. Testimine andis selgeid tõendeid relva ohutu eraldamise kohta, suutlikkuse kohta ühilduda olemasolevate lennukisüsteemidega ning kontrollitud mootorjõulise vabalennu ja navigeerimise kohta palju suurematel kaugustel kui ükski varasem JDAM-süsteem. Teisisõnu tõestas see, et JDAM-LR ei olnud enam lihtsalt tühipaljas unistus, vaid tõeline toimiv riistvara. Valmis muutma juhitamatud pommid nagu MK82, 83 ja 84 lennukikandja põhisteks reaktiivjõul töötavate tiibrakettideks, mis suudavad mitte ainult lennata sadu miile, vaid teha seda ka suurte kiirustega. Eksperdid on hinnanud, et JDAM-e, mida kasutati aprilli alguse katsetel, liikusid tõenäoliselt umbes 400 miili tunnis, kui mitte rohkem, lähtudes nende läbitud vahemaast ja registreeritud lennuaegadest. Kõige parem osa on see, et nagu varasemadki JDAM-i versioonid, pole ka JDAM-LR kaugeltki nii kallis, kui päris tiibrakett oleks. Sellel on küll kõrgem hind kui algsel JDAM-il ja ka arenenumal JDAM-il, kusjuures kogu süsteemi maksumus on hinnanguliselt umbes $200,000 ühiku kohta. Aga kui võrrelda seda $1 miljoni või enama hinnasildiga, mis on seotud Shassami ja Tomahawki rakettidega, on vahe selgelt näha. Ühe Jassami hinna eest saaks USA toota 5 JDAM-LR pommi. Sama hinnaga, mis maksab üks Tomahawk, võiks USA-l olla 10 kaugmaa täppisrelva, mis on valmis vaenlastele põrgu kaela tooma. Aga enne kui vaatame lähemalt neid unikaalseid LR-variante, millega merevägi võib peagi töötada, siis kui selline info sind huvitab, telli kindlasti The Military Show'd. Me teeme selliseid põhjalikke ülevaateid iga nädal. Nüüd on juba baasversioon JDAM. JDAM-LR erakordne, kuna see võib anda kunagi juhitamatutele 500-naelastele pommidele tegutsemisraadiuse üle 300 meremiili ehk 345 miili ehk 555 kilomeetri. Aga Boeingil on selgelt kavas seda tehnoloogiat arendada nii kaugele kui võimalik ja palju mitmekesisemalt, kui eksperdid algselt ette kujutasid. Selle süsteemi 3 lisaversioonist esimene on JDAM-LR peibutis. Nagu nimigi viitab, ei kasutata seda relva tegelikult sihtmärkide, nagu õhutõrjesüsteemide või infrastruktuuri ründamiseks, vaid see on mõeldud vaenlase segadusse ajamiseks või selleks, et panna neid raiskama omaenda $1 miljoni rakette oletatava ohu kõrvaldamiseks. Peibutis LR asendab lõhkepead abikütuse paakidega, mis võivad suurendada selle tööulatust erakordse 700 meremiilini, 805 miilini või peaaegu 1300 kilomeetrini. Sellise laskemoona eelised on selgelt näha. Neid võiks välja lasta salvedena, et küllastada vaenlase õhutõrjesüsteeme, sundides vastast oma raketitõrje laskemoona ära kasutama ja luues samal ajal turvalisi koridore, mida mööda saavad liikuda päris lõhkepead või mehitatud lennukid. Tänu oma suurusele, kiirusele ja lennuulatusele näeksid need peibutised radariekraanidel tõenäoliselt välja täpselt nagu päris tiibraketid, näiteks JASSM, ning ükski vaenlane ei tahaks riskida sellega, et laseb sellisel raketil lihtsalt mööda lennata ja sihtmärki tabada. Isegi kui nad arvavad, et tegu on peibutisega, peavad nad ikkagi tegutsema ja selle alla tooma. See tooks kaasa aja, energia ja ressursside raiskamise. Nii et kuigi peibutis variant ei pruugi esmapilgul eriti tähtis tunduda, on sellel tegelikult palju suurem väärtus ja potentsiaal, kui paistab. Ülejäänud 2 varianti, mis mõlemad keskenduvad mereväe sõjalistele operatsioonidele, on võib-olla neist kõigist kõige muljetavaldavamad. Esimene neist on Quick Strike LR. Täpselt nagu tavaline JDAM-LR on ka see tegelikult olemasoleva süsteemi Quick Strike ER-i loomulik edasiarendus. Algen Quick Strike ER oli lühidalt öeldes 2000-naelane üldotstarbeline pomm, millel oli lisatud veealuse miini komponendid, sealhulgas uus sütik ning seejärel kinnitatud traditsioonilise JDAM pikendatud ulatusega liuktiiva komplekti külge. Tulemus? Hiiglaslik veealune miin, mida saab paigutada kuni 40 miili kauguselt sihtpiirkonnast. Kui laskemoon jõuab sihtkoha koordinaatidele lähedale, liugleb see suurel kiirusel otse vee poole, tabab veepinda ja muutub mereväe miiniks. Seejärel vajub miin aeglaselt alla, tavaliselt umbes 300 jala sügavustes või madalamates veeteedes ja ootab, kuni sihtmärk liiga lähedale tuleb. Selle pardal olev Mark 57 sihtmärgi tuvastusseade suudab tuvastada vaenlase laevade signatuure piirkonnas, kuid need ei plahvata tingimata kohe.
Need võivad oodata täiuslikku hetke, eristades erinevat tüüpi laevu või isegi lugedes mööduvaid aluseid, lahvatades alles siis, kui on õige aeg maksimaalse kahju tekitamiseks. Kuna neid kasutatakse suhteliselt madalates veekogudes, nagu laevateed, kanalid, jõed, siseveeteed ja sadamad, ning nende kaal on 2000 naela. Need tohutud miinid suudavad hõlpsalt uputada isegi suurimaid sõjalaevu ja ainult üks B-52 pommitaja on kõik, mida on vaja, et visata kuni 12 neist megamiinidest 10 miilide kauguselt. Nüüd kujuta ette, kui see ulatus korrutataks mitmekordseks. Siin tulebki mängu Quick Strike LR. Siin täiustas Boeing algset Glidewing komplekti, mida nähti ER-versioonil turboreaktiivmootoriga, pikendades tööulatust üle 300 miili. Selle mõju ei saa alahinnata. Varem kui USA soovis veeteid miinidega katta, pidi ta isegi Quick Strike süsteemiga saatma oma pommitajad ja nende meeskonnad sihtmärkidele üsna lähedale, seades nad ohtu ja tekitades hulga logistilisi probleeme. Nüüd Quick Strike LR-iga on kogu see probleem kadunud. USA-l on nüüd võimalus miinidega katta veeteid, mis asuvad sõna otseses mõttes sadade miilide kaugusel, tegutsedes sõbralikust või neutraalsest õhuruumist, selle asemel, et saata oma meeskonnad ja $1 pommitajad vaenlase tagalasse, seades sellega elud ohtu. See avab USA sõjaväele lugematuid võimalusi, samal ajal kui vaenlaste südamesse poeb hirm, kui nad mõistavad, et nüüd pole isegi nende kõige paremini kaitstud või sügavamad siseveeteed enam kunagi tõeliselt turvalised. JDAME, viimane variant. JDAMLR on merelise ründeversioon ning ei Boeing ega sõjavägi pole selle versiooni kohta palju konkreetset teavet avaldanud. Siiski saame selle disaini ja võimekuse kohta teha põhjendatud oletuse, kuna tõenäoliselt on tegu järjekordse olemasoleva süsteemi täiustatud versiooniga, nimelt õhujõudude uurimislabori AFRL QuickSync lõhkekehaga. QuickSync tugineb JDAMi poolt loodud alustele, lisades baasikomplektile täiendavad juhtimissüsteemid. Täpsustuseks asendab see lõhkekeha ninaosa mitmerežiimilise otsimispeaga, mis ühendab radari ja infrapunakujutise võimekused ühtseks integreeritud süsteemiks. See tähendab, et samal ajal kui tavalised JDAMid on tavaliselt tõhusad ainult kindlates asukohtades paiknevate statsionaarsete sihtmärkide tabamisel, QuickSync saab kasutada oma JDAMi juhtimissüsteeme, et jõuda sihtmärgiks oleva laeva üldisesse lähedusse, enne kui lülitub üle oma radari ja infrapunaanduritele, et laev üles leida ja sellele täpselt pihta suunata, mida ta peab tabama. Teisisõnu, see toimib ka liikuvate sõjalaevade vastu. See suudab tegelikult arutada laeva liikumissuuna ja kiiruse ning kohandab vastavalt sellele oma trajektoori, et iga kord edukalt põrkuda laeva kerega just veeliini all. See on erakordne tehnoloogiline saavutus, mis muudab kunagi suhteliselt lihtsad Blues 109 pommid maailma parimateks laevatõrjerelvadeks. Paljud sõjalised eksperdid peavad QuickSynci üheks kõige hävitavamaks laevatõrjerelvaks maailmas. Täna on see täiesti võrreldav mereväe Mark 48 rasketorpeedodega. Nagu tavalisi JDAMe, saab ka QuickSynci kasutada kuni 15 miili kaugusel sihtmärkidest. Aga kui merevägi lisaks sellele süsteemile JDAMLR tehnoloogia, oleks tegemist laevatapjaga. See pole mitte ainult erakordselt usaldusväärne ja täpne, vaid sellel on ka tiibraketi ulatus. Kasutades oma liuktiibu ja turboreaktiivmootorit, suudab see tabada sihtmärke, mis võivad olla mitusada miili kaugusel. Ükski neist pole ametlikult kinnitatud, kuid mitmed eksperdid usuvad, et see on kõige tõenäolisem tulemus seniste teadmiste põhjal. Lisaks kõigele sellele tasub korrata, et uus JDAMLR tehnoloogia võimaldab neil täppisrelvadel tänu pardal olevatele turbiinmootoritele ise elektrit toota, mida saab kasutada täiendavate süsteemide ja lisaseadmete, näiteks arenenumate otsijate, sidelahenduste ja muu toetamiseks. Teisisõnu, LR-täiustustega muutuvad JDAMid palju targemaks ja oluliselt võimekamaks kui kunagi varem. Lisaks, kuigi mereväe katsetused hõlmasid ainult 500-naelaseid lõhkepeasid, on täiesti võimalik, et JDAMLR-komplektid sobivad ka teiste kaalude ja klasside lõhkepeadega. Selle põhjal võiks arvata, et vanamoodsad JDAMid võivad kasutuselt kaduda, kuid see ei juhtu peaaegu kindlasti. Mereväe arsenalis on piisavalt ruumi kõigile nendele süsteemidele. Originaal JDAMid, ER-id ja LR-id saavad koos eksisteerida, sest igal neist on oma selged eelised ja omadused. Originaalid ja ER-süsteemid on näiteks palju odavamad valmistada kui uued LR-id ning sobivad endiselt ideaalselt suhteliselt lühikese tegevusraadiusega ülesanneteks või piirkondadesse, kus pole tugevat radarite ja raketipatareide kaitset.
LRE-d lisatakse samal ajal Ameerika kasvavasse kaugrelvade arsenali, mis on kõige tõhusamad siis, kui neid kasutavad haavatavamad lennukid konflikti algfaasis, kui vastase õhutõrjesüsteemid on veel töökorras ja aktiivsed. See ongi põhjus, miks on nii suur eelis, et kõik JDAM-süsteemid töötavad samadel lennukitel ning meeskonnad saavad erinevat tüüpi JDAM-e lihtsalt paigaldada ja eemaldada, kiirelt ja tõhusalt. See teeb elu palju lihtsamaks USA komandööridele ja palju raskemaks Ameerika vaenlastele ka tulevaste põlvkondade jaoks. Ja JDAM LRE-d ei ole ainus asi, mida USA merevägi viimasel ajal on testinud. Vaata seda videot, et näha, kuidas maailma juhtiv merevägi on hakanud varustama lennukikandjaid ulmeliste lasersüsteemidega, et tulistada vaenlase droone õhust alla. Või vaata seda videot, et näha, kuidas USA õhujõud saatis Iraani õhuruumi ülisalajase luuredrooni, tuues sellega kaasa täiesti uue sõjapidamise ajastu. Ja lõpuks kindlasti telli The Military Show, et saada rohkem värskeid uudiseid ja põhjalikku analüüsi viimastest sõjalistest uuendustest ja konfliktidest üle kogu maailma.